Tere kõigile! Mina olen siis Kaisa Vahtmäe ja mina olen Kupervaare esitaja Raplamaalt. On väga tore, et olete leidnud aega, et tulla kuulata minu väikest miniesitlust. Mida ma siis täna teile näitan? Kõigepealt alustan salatspinnerist. Eesti keeles siis salatikuivataja. Nime järgi võiks arvata, et seda saab kasutada vaid salati kuivatamiseks, kuid tegelikult nii see ei ole. Kui me siin näeme, et siin on mitu komponenti, siis tegelikult saab seda kasutada väga mitmeks otstarbeks. Näiteks meil on siin 3,9 liitrine kauskarp, mida saab siis kasutada säilituskaanega koos ja mis iganes salateid või asju säilitada. Lisaks on siis siin 2-liitrine sõel, mida saab siis kasutada ka eraldi kurnamiseks või pesemiseks, milleks vaja. Ning gaas on selles suhtes hea, et on keskelt kergesti lahti võetav ning saab korralikult pesta, ei pea muretsema, et kuskile jääb mingi täistust vahele. Kasutamine on küll üsna lihtne. Aga kui me nüüd hakkame siis pihta erinevate võimalustega, mida sellega teha saab, siis esimene on ikkagi siiski salati pesemine. Mul on siin spinatit, panen selle kõik siia sisse ära kohe ja peseme selle siis ära ning kuivatame. Selle jaoks ma lähen korra välja, lasepraaliga on siia vett, et korralikult spinat ära loputada. Siis tuleb kindlasti lasta nii palju vett, et spinat ise oleks ka veendid, siis saab mõne kiiruga kergelt ära loomutada ja siis seejärel kuivatada. Nüüd ongi siin vesi, siin on spinat ilusti vee sees, kuivatame paar tiiru, loputame, et natukene seda salatit loputada. Nii. Nüüd ma kallan siis välimisest nõust, siin on juba näha mustus, kallan välimisest nõust vee ära ning paneme ilusti kaane peale ja nüüd juba siis kiiremini, et nüüd siis salat ära ilusti kuivatada. Nii, vast piisab. Ja salat on tõesti ikkagi ilusti kuiv ja nüüd kallan veel siit selle veelist välja tuli, et kui kuulsite, tuli siit veel üsna palju vett. Aga kuna seda spinatit on siin nüüd üsna palju, siis mis sellega teha, kuhu see panna, et see säiliks ikkagi ilusana. Selle jaoks on meil Vetsmart karbid. Vetsmart karp, miks just see karp ja miks just spinat siin sisse? Põhjus on lihtne. Vetsmart karbikaanel on ventiil, mida saab siis liigutada 3 erinevasse asendisse ja vastavalt siis selle ventiili asendile läheb karpi õhku. Et kui see nüüd siin täitsa ventiil lahti teha, siis läheb karpi rohkem, siis värsket õhku hapnikku, siis on see võimalik kinni panna, et miks see on vajalik, ongi selleks, et erinevad viljad vajavad siis erinevas koguses seda õhku. Et need karbid ongi just tehtud selle jaoks, et puujuur, köögivilju ning ka marju siis hoiustada. Et võib-olla ongi see, et mõned ütlevad, et ei tohiks tegelikult värskeid vilju üldse pesta, et nad lähevad koledaks, nad ei säili nii ilusti või mis iganes probleemid tekivad, et kindlasti säilitada kuskil neid mustana, siis Vetsmardi karpide puhul ei ole see üldse vajalik. Et me paneme ta siia sisse, paneme kaane peale ilusti, et Vetsmart karpide kaaned süntuvad väga kergesti ja mugavalt. Ja nüüd siin karbi peal on siis kohe juhis, kuidas siis seda ventiili kasutada ja millises asendis ta peab olema. Et kuna see nüüd madalam karp, siin ei ole võib-olla nii hästi näha, aga siin on erinevad viljad toodud ja siis viljade juures on ka siis märge, et millises asendis ventiil peab olema. Et kuna meil on siin
spinaat, siis see näitab, et peab olema täis avatus, siit pealt lihtsalt liigutan seda valget klappi ja sellega koos siis liigub ventiili asend. Et ma panen selle siia. Lisaks on ventsmartide puhul ka hea see, et nad on läbipaistvad, sa näed kohe ära, mis head sul külmkapis on, et muidu võib-olla unustad, et sa midagi sinna väärtuslikku panid. Ja teine asi on see, et ventsmardi põhi on sooniline ja seal sisse, soonte sisse vajub see üleliigne vedelik, mis siia karpi võib tekkida, kas siis kondents või siis, kui ei ole korralikku salaspinnerit, et salat ära kuivatada, siis seda vett paratamatult siia põhja vajub. Ja mis veel, et ongi kasutada siin ka seda salati kuivatajat näiteks mingite marjade siis pesemiseks, et meil ongi siin värsked maasikad, et praegu meil ongi maasikahooaeg tulemas, et samamoodi paned siia sisse ja siis vesi peale täpselt nii palju, et maasikad oleks vee sees, keerutad paar ringi, aga siis esialgu tasen, et lihtsalt neid loputada, kallad üleliigse vee ära, siis kuivatad maasikad, natuke võib-olla kiiremate juba siis spinnidega, aga mitte ka maasikate puhul võib-olla liiga tugevasti, et muidu võib see ära lõhkuda marjad. Nii, aga kui me siin veel räägime erinevatest kasutusvõimalustest, siis võtan siit kohe teise salaspinneri. Sellega lisaks siis marjade, erinevate köögiviljade pesemiseks, erinevatest pesemisest saab ka kasutada paneerimiseks. Et eestlased on väga sellised kalasõbrad, eriti näiteks just räime paneeritakse ja praetakse väga palju. Kuna mina ise ei ole väga suur räibesõber, siis mina olen võtnud kaasa kana, mida paneerida. Ja siin tuli välja ka karbist ka veel selline tihend, mis käib siia ventsmardi või selle salatikuivataja alla, et ta püsiks korralikult laua peale, et kui see tihend on küljes, siis ei liiguta kuhugi ja on korralikult paigas. Nii, paneme sõela sisse, kanatükid siia sõela peale. Nii, siis riisaia paneerimiseks siis. Täpselt siis alguses ainult natukene panna, sest ausõna selle salatikuivatajaga paneerides ei lähe seda riisaia üldse nii palju vaja, kui võib-olla muidu. Et ma panen siia natukene, et selle kana ma hommikul panin ilusti marinaadi, et nüüd on täpselt parasus paneerimiseks. Siis samamoodi võrnalt mõned piirud, et riisai saaks kanatükkide peale, saaks ära seguneda. Ja siis natuke kiiremini, et üleliigne sai saab siis sõelast välja tulla. Ja nüüd siis olenevalt kui palju keegi siis seda paneeringut soovib, on siis võimalik, et see paneeritud sai, mis nüüd veel järgi jäi, et siis siia peale valada ja uuesti korra siis spinnerdada, aga täiesti, võtan siit, on näha, et tegelikult ei ole väga näha, aga kana on siin sees paneeritud ja nüüd võite panna selle juba otse pannile ja kui muidugi keegi soovib rohkem paneeringut, võib siia seda riivsaia juurde rohkem panna, aga selles suhtes on see hea, et käed jäävad puhtaks, ei ole vaja määrida mitut erinevat nõud ning on kõik ühes kohas ning kergelt kasutatav. Et siis, kui võtame kokku, mis meil täna siis siin on, ma unustasin ühe tähtsa asja. Ma tegin katse, kui ma hakkasin paar nädalat tagasi seda esitlust planeerima, siis ma panin külmkappi brokoli ja panin porgandi, aga selle erinevusega, et kaks porgandit tegelikult panin ventsmartkappi ja ühe porgandi panin lihtsalt täiesti tavaliselt lahtiselt külmkappi, et just võrrelda seda erinevust. Ja nüüd ongi siis 2-3 nädalat on möödas ja siis
ütleme siit vast näete, on näha tulemust. Et Ventsmart karbis olnud porgandid on tugevad, korralikult näevad välja nagu värsked porgandid, et siin ei ole mingit kahtlust. Ja siis see, mis oli lihtsalt lahtiselt, on tõesti, on tõesti niisugune kuivanud, mingi käkk, nagu mul kolleeg ütles, et ta arvas, et see ei olegi porgand üldse. Aga see on siis ilmselge näide, et kuidas Ventsmart toimib ja samamoodi tegin brokoliga, et siit on näha, et see on täiesti kollane ja kaotanud oma välimuse, aga siin Ventsmart karbi sees on siis täiesti ilus ja veel roheline brokoli, mis ei ole oma välimust kaotanud. Et ilmselge näide, ilmselge näide, et Ventsmart toimib. Ja kui nüüd siis võtta kokku, siis ongi, miks on sul vaja just seda salatikuivatajat, ongi see, et sa saad sellega salatikuivatajaga pesta, samamoodi erinevaid marju, puuvilju, juurvilju, samamoodi on sul võimalik seda kasutada eraldi sõela või siis ka eraldi säilituskarpi, mis on 3,8 liitrine, et see on päris suur. Ja lisaks veel siis paneerimisvõimalus ja kui veel öelda siia, siis näiteks on võimalik sellega sügisel ilusti ka seeni pesta ja kuivatada ning minu enda lemmik võib-olla on serveerimine selle nõuga, et see sõel loob siia siis niisuguse huvitava välimuse, et näiteks suvel ma panen siia sisse arbuusitükid, siis see arbuusivedelik saab vajuda kõik siia alla ja siis ei pea need alumised arbuusitükid ligunema selle vedeliku sees, et mulle meeldib, kui nad on head värsked ja mitte selles vedelikus ligunenud. Ja Ventsmart karpi on ju vaja igas perekonnas, kus on puujuur või köögiviljad või siis ka marjad, ehk siis põhimõtteliselt igas kodus. Aitäh, et sa mind kuulasid ning võta ühendust oma esitlejaga ja saada oma tellimust teele.